ja ma näen siin juba veel inimesi, kes on käinud kunagi kohas, ma loodan, et ka neil oli seal lõbus nii minuga kui ilma minuta, sellepärast, et mina olen siis Katrin Aedma, ma olen kohas oma päevasi veetnud alates 2010 aastast ja väga tihti elan seal nagu pool aastat, vabandust, ma pean endale selle lähemale panema mikrofoni, ja väga tihti elan seal pool aastat järjest ja mida ma seal kohas siis teen, sellest ma seekord siis kirjutasin ka raamatu. Et kogu aeg mult küsitakse, et mida sa seal kohas ikkagi teed ja kohe ma näitan, mida teed. Kirjutan näiteks raamatuid. Ja selles raamatus on kirjutatud siis päris palju sellest, mida ma seal hommikul ärgates teen, mida ma seal õhtul magama minnes teen ja nii edasi. Ja selles raamatus on ka kindlasti väga palju informatsiooni nendele inimestele, kes tahavad kunagi Indiasse minna mingil põhjusel. Minu eelmine raamat Indiast oli 14 päeva kohas ja see on praktiliselt kõikjal läbi müüdud, küll on ta nüüd olemas siiski raamatukogudes, nii et kes tahavad lugeda, saavad sealt. Võib otsida, võib-olla netis veel mõni raamat kuskil poes on. Nüüd 14 päeva kohas rääkis hästi põhjalikult kõikvõimalikest erinevatest asjadest kuni selleni välja, et kuidas elavad elevandid, milleks kogus vähkid süüa ja juua. No kõike võimalikku, mida on kasulik teada, kui te tulete kohasse näiteks. Aga nüüd see raamat, minu koha päevaraamat, see räägib siis kõikidest nendest päevadest ja kuidas oma päevasid on võimalik seal kohas täita. Nüüd, väga paljud inimesed teavad kohast ainult seda, kui palju kohas maksis näiteks Kingfisher ehk siis õlu aastal 2010 ja kui palju ta maksab aastal 2017. Kus saab kõige odavamalt suitsu ja see on nagu kogu teadmine ja uhkelt siis öeldakse mulle, et ma olen käinud 8 korda kohas. Et minu jaoks ei ole see piisav. Kui mina lähen kuskilest, ma tahan sellest kultuurist rohkem teada ja seda kultuuri ma proovingi natukene tutvustada. Ei ole niimoodi, India ei ole päris selline maa, nagu me Bollywoodist oleme näinud Bollywoodi filmidest, et seal ümber postide tantsivad ilusad sarides naised ja laulavad armastuslaule, seal on ikkagi hoopis teine elu, mida tegelikult inimesed näevad seal. Ja kindlasti on seal neid ilusaid sarides naisi ja päris palju. Ja tänagi meil tuleb, ma just mõtlen, et huvitav Sahira tantsutrupist tuleb meil tantsima nii Liina kui ka Iris, et kas Irisel on täna seljas sari vaevalt. Ma arvan, et Punjabi kostüüm, no vaatame, mis tal seljas on, et tema tuleb natukene hiljem, aga varsti tuleb meile tantsima Iris ja nagu ma ütlesin, siis Sahira tantsutrupp on selline vahva trupp, kes on tantsib nii India tantse, Brasiilia tantse, no mida iganes on vaja, nemad lõbustavad kõiki inimesi, neid on võimalik tellida. Joonas, kui see paneks tantsumuusika, oleks väga vahva. Et vaataks korra siis, et kuidas need araabia tantsud välja näevad. Et seda on meil siis kohe võimalik vaadata ja imetleda. Ja kes tahab raamatule autogrammi, siis olge head, saate kassast osta raamatu ja autogramm on täiesti tasuta meil täna muuseas. Aitäh!